Tere! Mina olen Annika ja näitan, kui lihtne on Meritpalgaga alustada. Alustamiseks võite minna meie kodulehele. Kodulehel leiate üleval paremal nupul Sisene palka. Avaneb sisse logimise aken. Kui te olete juba meie Merit Activa kasutaja, saate täpselt sama e-posti aadressi ja salasõnaga ka Meritpalka sisse logida. Kui te ei ole meie programmide kasutaja, siis vajutage nuppu Loo palga kasutaja ja aktiveerige oma konto. Kui konto on aktiveeritud, logime sisse. Esmakordsel sisse logimisel on teil vaja täita teie ettevõtte andmed. Kui te hakkate oma ettevõtte nime siia trükkima, siis ta leiab juba teie ettevõtte, valige see. Täiendage vajadusel ettevõtte andmeid ning salvesta. Jõuame palgapäeva määramisaknasse. Valige siin valik, mis ongi teie ettevõttes kasutusel. Näiteks jooksval kuul ja kuu viimane päev. Salvestame. Meritpalk on tasuta kuni 2 töötajale ja nende 1-2 töötaja tasude arvestamisega alustamiseks on kõige lihtsam minna menüüsse tasude arvestus ja tasude arvestus. Valime töötaja nime lahtrist lisanupu. Avaneb lepingu aken. Valige õige lepingu tüüp ning lisame töötaja. Avanes isikuandmete kaart. Leping jäi hetkeks siia taha taustale peitu. Lisame töötaja andmed. Kontrollime üle tema maksuvaba tulu rakendamise. Kui töötaja soovib maksuvaba tulu rakendada, lisame siia vastavad andmed, näiteks maksimaalne lubatud määr. Täitke ära töötaja e-posti aadress, et te saaksite talle palgateatiseid saata. Lisage pangakonto number, et saaksite töötajale ka maksekorraldusi saata. Kui töötaja on vähenenud töövõimega isik, täitke ära vähenenud töövõimega isiku aknas tõendiperiood. Juhul, kui on tegu mõne sotsiaalmaksu erandiga, näiteks üliõpilasega, siis avage sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamine ja märkige siia periood, mil te ei rakenda sotsiaalmaksu miinimumkohustust. Salvestame. Jõuame tagasi lepingu aknasse. Lisame lepingu alguse kuupäeva ja avame palgakokkuleppe. Siin võiks üle kontrollida, et teil on õige põhitasuliik, näiteks kuupalk. Seal on ka teisi valikuid. Tunde 8 tähendab seda, et töötaja töötab täistööajaga. Märgime tema kuupalga summa. Automaatne tööarvestus teeb teie elu oluliselt lihtsamaks. Ehk siis, kui see linnuke on sees, siis programm arvestab ise töötasu arvestamisel töötaja puhkuste ja töökatkestustega. Täistööaja linnuke on vajalik statistika aruande jaoks. Valige palgakulukonto, ühte me teile siia ka vaikimisi pakume ja see võib siia jääda. Salvestame. Salvestame lepingu. Ja tasu ongi arvestatud. Kui teil on rohkem töötajaid, siis Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist saate korraga sisse tõmmata kõik töötajad ja kõik lepingud. Enne kui tasu välja maksate, kontrollige, et kas töötajal on töökatkestusi. Vajadusel lisage need menüüst töökatkestused, puhkused ja töökatkestused. Lisage vajadusel kinnipidamised menüüs kinnipidamised. Ning lähme teeme väljamakse. Menüüs väljamaksed ja väljamaksed. Avame palgapäeva kuupäevaga palgapäevalehe ja kinnitame selle. Nüüd saate saata panka töötajatele maksekorraldused, vajutades nuppu maksekorraldused. Kui maksekorraldused on panka saadetud, saadame töötajatele ka palgateatised. Neid saate saata menüüs tasude arvestus, palgateatised. Valime siit kõik teatised, koostateatised. Ekraanile tulevad kõik töötajatele koostatud palgateatised. Vajutame nuppu e-mail
jah, ja saate ka aruande, kellele, millisele meiliaadressile palgateatis on saadetud. Raamatupidamise jaoks vajate pearaamatukannet. Sellele jätta menüüs Tasude arvestus, pearaamatukanne. Merit Activa ja Merit Palga kasutajad saavad 2 programmi omavahel hõlpsasti ühendada siin Merit Activa nupu all. TSD saate kätte menüüst Väljamaksed, maksudeklaratsioon, TSD. Vajutades nuppu Elektrooniline vorm, laetakse teile alla XML formaadis fail, mida näete siin all vasakul. Selle saate Maksuametisse sisse importida. Ja nii lihtne ongi Merit Palgaga palgaarvestus.